Tervist, head sõbrad! Ikka tahan heietada natukene e-valimistest ja e-valimiste protsentidest, seda enam, et Delfi tituleeris mind valeinfo levitajaks, et justkui ei sõltuks erakonnast see, kui palju kandidaadid saavad e-hääli. No ikka sõltuvad, võib-olla ma natukene väljendasin ennast teaduslikus mõttes ebatäpselt, et loomulikult ega see protsent ei ole täpselt määratud, et kui erakond saab 15%, et siis iga kandidaat saab 15%, et keskmiselt jah, saab iga kandidaat 15%, et tõesti, kui mõnel on väga vähe hääli, nagu seal plaan veel, mõnel oli näiteks 2 häält mõnel kandidaadil ja kõik need hääled olidki e-hääled, et siis öelda, et sealt näed, sai 100% ja ongi nagu süvariigi esindaja, et need on nagu sellised asjad, et kõiki ekstreemseid näiteid ei saa ju sisse tuua, aga võib-olla täpsem oleks nimetada ja keegi võiks seda teha, eks minu jutt on hüpoteesi tasandil. Ma ei tea, kas mul on aega teha, aga kellegi, kellel on aega teha ja huvi, võiks selle asja ju ette võtta, et vaadata, et kas erakonna nimest sõltub see, kui palju siis e-hääled korreleeruvad selle erakonna üldise e-häälte osakaaluga. Mina väidan, et tihedalt seal ümber nagu on, et ikkagi Reformierakonnal on seal pealt 70% e-hääli. Nii nagu valimisliidul plaan B üle Eesti oli 15%, loomulikult see piirkonniti erines ja Keskerakonnal oli oma protsent. Nii et seda asja võiks vaadata ja mina omalt poolt teen otsa lahti näiteks sellega, et kui keegi siin ütleb seda, et mina ja plaan B olemegi üles kutsunud mitte e-hääli andma, kõik meie kandidaadid ei ole seda teinud, mõni on rohkem, mõni on vähem. Nii et see ei sõltu ka sellest, et kes on vähem teinud, et on rohkem e-hääli saanud, et ei ole niimoodi. Et ikkagi mina väidan, et sõltuvalt omavalitsusest ja sõltuvalt nimekirja nimest need e-hääled jagati, kuidagi selline tunne jääb. Sest näiteks, ega mina olen e-hääletamise vastu olnud ka nendel aegadel, kui ma olin Keskerakonnas ja Keskerakond oli e-hääletamise vastu. Mõnel perioodil rohkem, mõnel perioodil vähem. Aga minu valimisajalugu on niimoodi, et 2021. aastal mina sain e-hääli põhimõtteliselt 33%, Keskerakond tervikuna Tartu linnas 30%. Nüüd edasi 2023. aasta Riigikogu valimistel. Keskerakond umbes 29–30%, mina ja muide Reihan Toots samamoodi, me saime enam-vähem ühe palju hääli, nii paberil kui ka e-häältena, mõlemad 23%, nii et ka umbes seal 30% ligi, eks see korreleerub nagu sellega. Nüüd, kui plaan B nimekirjas kandideerisin, huvitav, kus mul need e-hääletajad jäid, et paberhääli ma sain, aga e-hääli sain ma ikka kõvasti vähem, nii et kokku 15%, enne ikka oli seal 23% ja 30% ja niimoodi. Nii et eks ta ebaloogiline on, et ikkagi need vanad e-hääletajad oleks pidanud ju truuks jääma. Jutt on kogu aeg mul sama olnud, ei ole ma teistpidi juttu ajanud, sama sükene radikaalne ja printsipiaalne vend, nagu ma olen, ja võib-olla mõnede jaoks imelike ja lollide mõtetega. Nii et see on mõtteainet ja kellel aega, tehke korrelatsiooni analüüs ära ja ma ütlen, et see asi ei ole puhas. Ja Delfi kontroll võiks seda teha, mitte tituleerida kõik asjad valeks.